Nii, kell ongi meil 10 saanud ja hakkamegi siis meie tänase webinariga pihta. Tere kõigile. Mina olen siis Nevil, mina olen Finbuddy's müügijuht ja mul on hea meel näha, et meil on täna siia tublisti kogunenud ja kasutamegi siis seda võimalust, et rääkida ja näidata natukene, et mis võimalused meil siis lihtsalt tavalisele e-arvete saatmisele ja vastuvõtmisele veel on. Tänane kava on siis selline, et esimesed 10 minutit läheb meil slaididele ning sealt järgmise sammuna juba ma näitan siis meie uut Finbuddy Finance kuluarvete mobiilirakendust ja sealt sujuvalt siis edasi piilume ka meie arvete halduse keskkonda, kus ma näitan siis natukene lähemalt just arve konteerimis- ja kinnitamisvõimalusi. Väga detailseks ma seal minema ei hakka, vaid kellel on siis lisavõimaluste vastu huvi, siis saame pärast webinari sellest juba personaalsemalt rääkida. Mikrofonid ja kaamerad on teil täna kõigil küll välja lülitatud, aga küsimuste jaoks on siis meie webinari üleval chati lahter, kuhu siis saate jooksvalt oma kõik küsimused kirjutada ja webinari lõpupoole siis anname ka tekkinud küsimustele vastused. Tänased osalejad on siis peamiselt starter või light paketi kasutajad, kes on siis esimesed tublid sammud nutikate arvelahenduste maailmas juba astunud. Ja täna keskendume siis erinevatele täiendavatele võimalustele, millega saate oma juba digitaalsetest siis raamatupidamisprotsessidest veel rohkem kasu lõigata. Starter paketi kasutajad siis täna kasutavad Finbuddy peamiselt siis üksikute e-arvete esitamiseks, mõned erandid kindlasti ka siis vastuvõtmiseks. Ja selle paketi juures tuleb seda kõike paraku teha käsitsi. Kuid kiita saame teid ikka, sest juba see võimekus ikkagi annab teie ettevõttel sellise suurema konkurentsieelise avaliku sektoriga arveldades. Ja eriti just praegusel hetkel tulevikku vaadates, kui valitsus on vaikselt arutamas ka selle üle, et kas ja kuidas siis muuta e-arvet kohustuslikuks ka erasektori ettevõtetele, kuid seda mitte enne 2025. aastat. Light paketi kasutajad, kes te meil täna olete, on juba natukene lihtsam ja mugavam, sest nende raamatupidamisprogramm on siis e-arve lahendusega liidestatud ja teie saate siis saata juba otse oma majandustarkvarast välja igas formaadis arveid. Ja need siis jõuavad kliendile siis soovitud kanalisse. Olgu siis selleks e-arve teisele operaatorile, e-arve saatmine siis otsepankadesse, vana hea tuttav PDF-arve veel siis e-mailile ja muidugi pole kadunud kuhugi ka siis paberarve saatmise võimalus füüsilisse postkasti. Ja sama mugav, kui mitte mugavam on vastu võtta ka siis ostuarveid ja need otse raamatupidamistarkvarasse liikuma panna. Ehk siis meil on väga hea meel, et olete valinud meid oma partneriks ja vaatame nüüd koos üle, millised lahendused siis aitaksid teil säästa veel rohkem aega ja raha ja mida oma äri arengusse siis panustada. Meie klientidena saate mugavalt siis ühe liidese kaudu võtta vastu oma raamatupidamissüsteemi ehk ERP-i e-arveid, kuid on ka võimalus siis PDF-arveid vastu võtta. Ning need jõuaksid siis raamatupidamisse automaatselt suurema vaevata ja meie poolt digiteeritud, just nagu kui e-arved. Ja soovi korral saate ka arve siis kinnitamise meie keskkonnas teha, kus nõusoleku andmisest piisab juba kas või siis ainult ühest klikist nutitelefonis. Ja selle jaoks ei pea isegi viibima kontoril laua taga. Ja kõik kinnitatud arved saab enne automaatikaga ka ära konteerida ja niiviisi siis raamatupidaja väärtuslikku tööaega oluliselt kokku hoida. Ning mis siis veel parem? Kõigis neis formaatides arveid saate ka siis teie oma klientidele Finbuddy vahendusel esitada. Et kui kellelgi peaks olema ka paberarve soov, siis isegi postiga paberarveid saab siis meie kaudu veel saata. Ja e-arvete osas mainin ära, et neid saab saata kui ka vastu võtta nii Eesti-siseselt kui ka välismaistelt partnerilt ja PEPPOL võrgustiku kaudu, mis on siis kõigis pakettides meil ka kätte saadav. Ja kui teil on näiteks eratarbijaid, siis neile saab e-arvet saata otse panka, mis annab neile siis võimaluse püsimakse sõlmimiseks. Kui nagu enne sain siis ka mainitud, lisaks e-arvele on meil võimalik vastu võtta ka teistes formaatides arveid, näiteks PDF ostuarvete jaoks on meil siis mugav digiteerimise teenus, mis aitab ettevõttel tehtavat siis käsitööd oluliselt vähendada ja saabki siis keskenduda muudel selliste olulisematele ja tähtsamatele asjadele ettevõtte protsessides. Ja raamatupidaja ei pea ka enam siis arveid käsitsi tarkvarasse sisestama ja kuna arve viiakse siis kohe masinloetavasse formaati, avab seega siis võimalused kogu edasise arveldusprotsessi automatiseerimiseks. Kuidas see praktikas meil siis käib? Et arvete digiteerimiseks luuakse siis ettevõttele postkasti aadress, kuhu edastatakse sisestamiseks PDF ostuarved. Edastajaks võibki olla siis kas arve esitaja, see, kes siis arve koostab kohe ja välja saadab, see, kelle postkasti arve siis esimesena maandub või ka siis raamatupidaja.
Postkastis olevad arved digiteeritakse masinloetavasse formaati ehk muudetakse nii-öelda automaattuvastusprogrammi ajal programmi abil loetavaks nagu e-arve. Meil on oluline ka arvete kvaliteet. Ning kvaliteedi siis tagamiseks järgneb automaattuvastusprogrammile ka meiepoolne inimkontroll. See tagabki siis meile nii-öelda kõrgema kvaliteediga sisestusteenuse turul ja omalt poolt anname sellele kohe ka siis 99% kvaliteedi garantii. Sisestuse võimalusi PDF-arvete puhul on ka siis meil 2. Ta ongi siis koondreaga sisestus. See siis tähendab, et arve pealt sisestatakse esimene arverea kirjeldus ja kokkusumma. Ja teise variandina on siis reapõhine sisestus, kus siis digiteeritakse arve koos kõikide arveridadega. Ja see digiteerimine võtab meil maksimaalselt aega 1 tööpäeva, kuid tavapärasest isegi tegelikult kiiremini. Ja selle teenuse siis saab aktiveerida meil alates juba Lite-paketist. Liikume edasi. Siin eesoleval slaidil on nüüd näha siis 2 skeemi. Et üks on hallikam ja teine siis natuke värvilisem. Et ülemine skeem, mis näitab ära siis, kui aeganõudev või tüütu tegelikult võib olla see menetluse protsess siis PDF või siis paberarve puhul. Et seal skeemi pealt on siis kohe näha, et esimene pilt näitab ära, et on meili avamine ja PDF-i salvestamine. Paljudel juhtudel see PDF siis ka prinditakse veel välja. Siis seejärel ta saadetakse siis nii-öelda registreerimisele ja sorteerimisele, et kellele see arve siis minema peaks. Sisestatakse raamatupidamisprogrammi, mis on jällegi omakorda selline tüütu ja aeganõudev protsess, mis võiks siis tegelikult juba automaatne olla. Ja seejärel saadetakse arve siis kinnitamisele ja ringlusele. Et seal võib juhtuda niimoodi, et vahepeal see kinnitatud arve jääb kellegile, ehk siis välja prinditud PDF kinnitatud arve võib jääda kellegile sahtlisse ja seejärel ka veel siis ja seejärel kohe siis juhe jõudis kokku, vabandust, ja seejärel saab siis viibib nii-öelda see kinnitamisprotsess. Ja pärast seda, kui arve saab siis kinnitatud, tehakse ka lõplik konteerimine, mis sealt siis on ilusti näha ja pärast seda siis arve saadetakse arhiivi. Nii, ja alumine skeem on natukene värvilisem skeem. See näitab siis ühe arve menetlusaega, kui kasutada arvete haldustarkvara. Et vaadates minuteid samade protsesside peal, siis on näha, kus see ajaline võit tegelikult siis tuleb. Et paljud protsessid siis saab automatiseerida ning õpetada arvetele siis sobivaid reegleid, mis omakorda jällegi siis tööd lihtsustavad. Näiteks kinnitamine ja kulukohtade määramine võiks ja peaks olema juba siis ka automaatne ja meiega see võimalus juba ka on. Ja just need lahendused siis aitavadki ettevõtte tegelikult säästa ühe arve pealt kuni 30 minutit ja keskmiselt 3 eurot. Nii, järgmine slaid on siis meil arvete konteerimisest. Et siin puhul see tähendab siis seda, et sisse tulnud ostuarvetele saame siis määrata kulukohtasid. Et siis me saame arveridadele määrata kontod, dimensioonid ja vastavalt ettevõtte kontoplaanile, mis on siis juba Finbyte keskkonnas kui ka raamatupidamise tarkvaras. Ja selle info saate kas automaatselt kohe üle liidese siis üle liidese kohe siis meile üle tuua või näiteks kui tarkvara liides ei võimalda, siis saate kontoplaaniga väga lihtsalt tegelikult importida selle Exceli tabeli kujul meie keskkonda. Mugavam kindlasti on see meie keskkonda importida liidese kaudu ning selle tõttu soovitan kindlasti üle täpsustada teie raamatupidamise tarkvara kontaktilt, et kui võimekas see liidestus teil täna on ja mis andmed seal siis juba liiguvad. Ja korduvate arvete puhul saab konteerimist siis automatiseerida, luues konteerimismalle. See tähendab, et iga kord, kui uus arve siis süsteemi jõuab, saab ta meie poolt automaatselt külge varasemalt siis määratud kontod ja dimensioonid. Väga mugav on seda kasutada siis pikkade arvete puhul, näiteks ettevõttega seotud siis telefoninumbrite arveid, kus neid ridu võib selle oma jagu olla ja käsitsi nende kontode lisamine oleks päris tüütu. Nüüd, kui siis arvetele saime kulukohad määratud ja see on meil ilusti konteeritud, siis järgmine orgaaniline samm siis ostuarve liikumise puhul olekski see arve kinnitamisele saatmine. Järgmisel slaidil siis näemegi siis natukene kinnitusringi kohta. Et kinnitusringi kutsume siis teenust, kus klient saab luua vastava loendi kasutajatest, kes siis kinnitusringi kuuluvad ning seejärel vastavalt seadistustele liigub siis arve kasutajate vahel kinnitamise järjekorras. Ning pärast kinnitamist jõuabki see arve siis raamatupidamise tarkvarasse ja on valmis maksmiseks. Selle teenuse osa teeb ka siis väga mugavaks asjaolu, et arveid saab kinnitada olenemata ajast, asukohast või siis ka seadmest. Et oluline on, et siis olemas oleks ainult internetiühendus
ning saategi siis kiirelt soovitud arved kinnitatud. Et kui suvel näiteks ka meie kliima siin mõne ilusama ja soojama rannailmaga kostitab, siis on see tehtav ka täiesti mere ääres, Liiva rannal ja tehes seda kas siis meie keskkonnast väga mugavalt arvutiga või siis nutiseadmega e-mailist. Ja samuti nagu oli ka siis konteerimise puhul, on ka võimalik siis kinnitusringi siis meie juures automatiseerida. Et seda just korduvate arvete puhul ja siis ongi niimoodi, et raamatupidaja saab igale arvele siis tekitada reegli, millised inimesed, mis järjekorras ja millistes limiidi piirides arveid kinnitada võivad. Et siis luues ettevõtte sisesed reeglid arvete kinnitamiseks ja rakendada siis vähemalt 4 silma reeglit, kaitsetegi siis ettevõtet ka võimalike õngitsusarvete ja muude petuskeemide eest. Näiteks viimasel ajal on aina populaarsus kogunud selline tegevjuhi petuskeem, et kus ongi siis skeem seisneb selles, et näiliselt tegevjuhi nime alt, vahel isegi tema nagu personaalselt meiliaadressilt, et tundub, et tema meiliaadressilt saadeti see välja, saadetakse siis kiri kas ettevõtte finantsjuhile või siis raamatupidajale või siis töötajale, kes kodulehe andmetel võib olla seotud lihtsalt maksete teostamisega. Ja kirjade sisu on ka samuti siis lühike ja konkreetne. Kas oled laua taga, kas on võimalik kiiresti üks makse teha või kas saad tänase ühe sellise rahvusvahelise panga ülekande teha. Et kaasa pannakse ka kohe sellised dokumendid, mis makse tegemiseks vajalikud on ja rekvisiidid. Ja kui raamatupidaja laseks sellise arve läbi näiteks digitaalsest kinnitusringist siis ja küsiks juhilt nõusolekut, oleks juhil siis võimalik õigel ajal kohe sekkuda. Kuid nagu ma alguses ka ütlesin, et siis ma näitan nüüd meie uut FinByte Finance mobiilirakendust ja selle jaoks ma jagan sinna enda telefoni ekraani. Et siin kohe toimub üks ekraani vahetus. Nii, connecting. Ja siit siis saangi share ja share screen. Nii. Nüüd peakski ilusti nähtav olema siis minu mobiiliekraan. Ja siin ongi siis meie FinByte Finance mobiilirakendus. Et siin sisse saab logida täna veel siis kasutajatunnuse ja parooliga. Mul on need juba ilusti siia loodud. Login nendega sisse. Nii. Ja login sisse. Ja sisse logides ongi siis kohe ettevõtjate loend, kus teil siis esindusõigus juba lisatud on. Et ma valin praegu enda keskmise ettevõtte, ERP-test ettevõtte. Ja see on siis selline meie uue kuluaruande mobiilirakenduse vaade. Et see on selline avaleht, see näitab ära siis kõik sellised hiljutised tegevused ja alt on võimalik siis luua kohe kuluaruanne või siis lisada kviitung olemasolevale kuluaruandele. All on siis kuluaruanded, näitab ära, et millised kuluaruanded mul siin on ja mis olekus nad mul siis siin kuluaruandete loendis on. Ja all on kohe vasakul ilusti olemas majanduskulu ja parem siis lähetuskulu loomise võimalus. Kolmas lahter või kolmas selline osa on siis kviitungid. Siin on siis kõik kviitungid, mis mul siin ootel on või mis erinevate staatustega nad on. Ja viimasena on siis meil siin sätted. Et praegu ma valingi siis kviitungid ja pildistan enda hommikul ostetud ühte joogikviitungit, mis ma siis tänaseks webinariks valmistusin. Teeme pildi ja kasutame pilti. Nüüd on siis 2 varianti, et kas esimene variant FinByte digiteerib, ehk siis see tähendab, et te saadate selle kviitungi siis meile digiteerimisele ja ühe tööpäeva jooksul jällegi siis jõuab ilusti teie sinna keskkonda. Või teine variant on siis sisestan käsitsi ja siis saate sellisel juhul ise kõik need andmed siis kviitungi pealt otse ära sisestada. Et täna ma kasutame seda sisestada käsitsi varianti, kuna meil tervet tööpäeva siin oodata niimoodi ei olegi. Siin on kõik lahtrid, tärniga lahtrid siis näitavad ära, et mis osad on kohustuslikud täita ja mis osad ei ole. Aga ma näite pärast ikkagi täidame kviitungi numbri ära, et see info, mis ma siia ära täidan, jõuab ka ilusti tegelikult siis meie keskkonda ootel kviitungite alla. Ja lõpus juba ka kuluaruande alla, kui ma selle kuluaruande siin valmis koostan. Praegu kirjutame siis üks kviitungi numbri siia, see 35. Nii. Jah, nii, see on 241, 054 ja 94. Hankija nimi MyFitness Eesti aktsiaselts. Hankija registrikood on ka mul siin just olemas juba 112. Siis on 735 ja 63. Selgituse võin ka siia jätta, ei ole kohustust ja valuuta euros on juba meil vaikimise olemas. Selgitus ma võin panna siia spordijook praegu. Summa koos käibemaksuga oli mul siis 2,80 ja
ülevalt ka, kui ma midagi tahan veenduda veel, et kontrollida, saan siia peale vajutada just ja siis ta avab mul selle kviitungi vaate. Praegusel juhul tundub, et ma rohkem siia midagi lisama ei pea. Kinnitan selle kviitungi ära. Nüüd ta küsib mult üle, kas ma soovin selle kviitungi salvestada, vajutan jah. Ning nüüd mul ongi siis võimalik juba siin selle kviitungi pealt siis ka kuluaruanne luua. Et ma vajutan siia peale. Nii, valesse kohta, valin siit kuluaruande. Nüüd ma valin siit siis vasakult või paremalt, et kumb kulu see mul on. Valin majanduskulu ja siis mul on see eeltäidetud info siin olemas juba ja siis ma saangi lisada kviitungi ja ma valingi siis nüüd enda MyFitness Eesti kviitungi. Ja vaatan, et kõik oleks korras, korrektne. Siis ma vajutan jätka ja nüüd ta annabki mulle võimaluse kohe siis lisada ka tegelikult kinnitajad siia kuluaruandele külge. Et siin on ka paralleelne järjestikune variant, et paralleelne tähendab, et kinnitajad saavad selle kviitungi üheaegselt või selle kuluaruande üheaegselt ja järjestikuse puhul on mul ees muudetavad järjekorranumbrid. Praegu ma esitan selle kviitungi nii-öelda või selle kuluaruande iseendale, edastan ja nüüd see, nii üks hetk. Nii. Nüüd ma lõpetan telefoni ekraani jagamise ära ja liigume edasi siit siis meie keskkonda, kus ma saan ka näidata siis juba, kuidas see kuluaruanne siis meie keskkonnas välja näeb. Nii, vaatame kohe ja siin on siis olemas. Ei ole. Okei, nii tundub, et siin on väike tehniline error. Kohe jagan enda ekraani uuesti. Ja siis, nii, kus ta nüüd on? Share screen. Nii, nüüd oleme tagasi ilusti ka siin. Et siin ka siis ongi, et nüüd on näha, et see varasemalt koostatud kuluaruanne, mis ma kinnitusringile saatsin, ma siin korra värskendan seda lehekülge ka. Nüüd on siis näha, et ta on siin kinnitusringis, number 1 on siin sulgude sees ja näitab ära, et kuluaruannete juures on mul siis üks kuluaruanne kinnitamisootel. Võtan peale, siin on siis täna tehtud kuluaruanne ja siin ongi mul siis võimalik see kohe avada. Näen sellise peamise info siit ilusti ära. Vajadusel saan kohe ka siis kontod ja dimensioonid siia lisada. Võtamegi siit kohe konteering. Konto saan lisada väga lihtsalt, kui ma tean numbreid, saan numbritega selle info sisestada või saan ka tegelikult trükitähtedega seda ilusti otsida. Või kui kohe meelde ei tule, on mul ka siis selline otsi nupp, vajutan siia peale ja siis ta avab kõik kontod, mis mul siis siin ettevõtte konto all lisatud on. Jah, need 3 viimast rida on siis dimensioonid. Praegu ma neid siia lisama ei hakkagi, salvestame ära ja siis on näha, et konto sai ilusti külge ja kõige all on siis ilus roosakas nupp kinnita. Ja kui ma selle nüüd ilusti ära kinnitan, nüüd ta ütleb, et ma olen viimane kinnitaja, et kas ma tahan selle aruande siis raamatupidamisele saata. Kui ma ütlen jah, siis tahab see kuluaruanne siis kinnitatud oleku ja mis aja tagant ja kui tihti ta teile sinna raamatupidamisse liigub, et see on siis seadistatav juba raamatupidamisprogrammi pealt. Aga nagu ma ütlesin ka, et siis ma näitan põgusalt üle ka meie konteerimismalli ja kinnitusringi loomise võimalused. Et siis sellisel juhul ma lähengi siia ostuarvete vaatesse, valin ostuarve. Ja valin ka siis ühe lemmikostuarve, mida mulle siis väga näidata meeldib ja avame selle arve. See on selline koduekstra arve, kunagine näidisarve meil lihtsalt ja siis on siin näha. Siin üleval on kohe arve saatja, arve enda info, allapoole kerides leiame kohe sellise PDF vaate ja siin all on siis ka need arveread, millega me saame siis neid toiminguid edasi tegema hakata. Rea lõpust võtan tegevused konteering ja siin ongi selline samasugune tuttav vaade, nagu tegelikult oli ka siis kuluaruande juures juba. Et siia saan lisada siis põhikonto, loogika on jällegi sama, saan lisada numbritega või tähtedega. Praegusel juhul kirjutame tähtedega ja ta annab mulle siis kõik need kontovalikud, kus see konto siis kirjutatud on. Paremal pool jällegi 3 näidisdimensiooni, et need dimensioonid ja need osad ka tulevad siis ikkagi teie kontoplaaniga siia üle, kas üle liidese või läbi Exceli ja on täpselt vastavuses 1:1 siis raamatupidamise tarkvaraga. Ma praegu lisan siia ka 2 dimensiooni. Paneme osakond Tallinn 1 ja lisame ühega projekti siia, näiteks kontor 6. Kui ma tean näiteks, et ka järgmine selline sarnane kontor ja dimensioonid peavad minema ka järgmisele reale, ja siis sellisel juhul ma saan selle lahtri siin ära linnutada, et kopeeri konteering järgmisele ja salvestan ja järgmine. Et nüüd ta avaski mul automaatselt juba teise arverea
lisatud need samad kontod ja dimensioonid, mis me siis varasemalt siia lisasime ja lisan siia kolmanda dimensiooni samuti ja salvestan rea ära. Nüüd kerime jällegi allapoole, näeme siis arveridu ja siin on nüüd näha, et esimesed 2 arverida on saanud kontod ja on ka plussmärkide juurde T-tähed tulnud. See tähendab, et siis siin on ka dimensioonid küljes. Ja kui ma siia peale vajutan, siis ta näitab mulle ilusti ära, mis kontod ja mis dimensioonid meil siin on. Nüüd jällegi, kui on selline korduv arve, mis järgmine kuu samad hankijad tuleb ka sarnane, et kulukohad ja dimensioonid saab sarnaselt sinna määrata, siis ma saan need reeglid õpetada või need kontod ja dimensioonid õpetada siis reegliks. Et võtangi jällegi tegevused, salvesta mall. Ja nüüd ta avaneb mulle uue akna. Ta annab võimaluse siis salvestada reegel, et kui järgmine kuu samad hankijad arve tuleb, et ta paneb automaatselt need kontod ja dimensioonid sinna arveridadele siis külge. Et siin on võimalik siis konteerimisviisi kas arvepõhine, ehk siis see tähendab, et kõik arveread saavad sama konteeringu või siis natukene detailsem variant on arvereapõhine, kus me saame siis erinevad kriteeriumid siia määrata, mida me tahame, et see reegel siis arve pealt arvestama hakkaks. Ehk siis kõige populaarsem on arverea teenus kaupnimetuse järgi. Populaarne on ka malli tuvastaja järgi. Malli tuvastaja on siis selline tuvastaja, mida saab e-arve väljastaja panna enda arve peale kohe külge. Ehk siis näiteks mobiiliettevõtte telefoniarvete puhul võib olla see malli tuvastajaks siis mobiiltelefoni number. Ja allpool on ka siis teisi tegelikult võimalusi, mille järgi neid siis lisada, et teenuse kaubakoodi järgi ostjapoolne, arverea summa järgi, et seda pigem võib-olla kasutatakse vähem, kuna arverea summa on kõige suurem muutuja seal arve peal ja see tähendaks, et see reegel hakkaks meile kogu aeg teada andma, et seal on mingi anomaalia ja palun vaata see mall üle. Ja siis on ka lisavõimalusena veel arvereale siis teenuse kaubakood müüjapoolne ja arveridu on võimalik ka kohe siin jaotada. Et ma hetkel salvestan siia malli ära, mul juba siin üks malli põhine all, et ma kirjutan selle lihtsalt üle. Ja kui me nüüd allapoole natuke liigume, siis me näeme, et esimene rida, mida ma just siis nii-öelda malli salvestasin, see number 13 on värvunud roheliseks ja see tähendab, et see reegel on siis malli nüüd salvestatud. Et see järgmine 13 on veel musta värvi, et see tähendab, et tema veel sinna malli salvestatud ei ole. Esimene suurem töö jah, on alati nende arvetega, mis kõigepealt siis sisse tulevad, kuna neid reegleid ei saa ette õpetada, või neid reegleid saab õpetada arve pealt. Aga kui see töö on juba tehtud, et siis edasised kuud juba lähevad väga kiiresti ja väga mugavalt. Ja järgmine orgaaniline samm olekski siis tegelikult arve kinnitamisele saatmine. Et praegu me ütleme, et saime kõik ilusad kontod, dimensioonid siia külge pandud, arvega on kõik hästi, arveread on korras, vajutame siis salvesta ja kinnitamiseks. Et siin ongi siis ka samamoodi nagu oli kuluaruande seal rakenduses, et on kinnitamisviisi on 2, on paralleelne. See tähendab, et arve liigub kinnitajatel üheaegselt ja ei ole oluline, mis järjekorras see arve siis kinnitatakse. Ja järjest kinnitamise puhul on mul siin ees muudetav järjekorranumber ja see arve siis hakkab liikuma vastavalt nendele numbritele, mis meil siin ees on. Et kõigepealt saavad arve number 1 ja siis number 2 ja siis niimoodi edasi. Aga kuna ma olen siin ainuke kinnitaja, siis ma nii keeruliseks enda jaoks seda ajama ei hakka, vaid saadan selle arve siis kinnitamisele. Ja pärast kinnitamist, kui ma nüüd selle arve kinnitamisele saatsin, on mul võimalik ka see kinnitusring tegelikult malli salvestada, nagu oli ka siis arvete konteerimise puhul. Et vajutan salvesta mall ja tuleb mul selline uus aken jälle lahti. Et siin on ka siis jällegi võimalik hankija valdkonnapõhist seda teha. On võimalik täpsustada lepingu numbri ja viitenumbriga, et juhul kui ühelt hankijalt tuleb mitu arvet, siis sellega saame neid eristada. Siin on võimalik ka kehtivusaeg määrata ja täiesti automaatseks see kinnitamismall siis teha. Ja kasutajate puhul on mul võimalik lisada siis limiidid ja piirsummad. Ehk siis see tähendab, et kui mul nüüd oleks näiteks automaatse kinnitamise limiit 100 eurot ja mulle tuleb kinnitamisele arve, mis on 50 eurot, see tähendab, et süsteem saab minu poolt automaatselt selle kinnituse juba külge panna. Et rohkem tähelepanu see arve minu poolt siis ei tahakski saada. Jällegi piirsumma puhul, kui mul on nüüd piirsumma määratud 100 eurot ja mulle tuleb siis kinnitamisele arve, mis on summas 150 eurot, see tähendab, et mina ainuisikuliselt seda arvet kinnitada ei saaks ja seal arve või seal kinnitusringis peaks olema siis veel keegi inimene, kelle piirsumma on siis kõrgem kui 150 eurot või siis hoopiski piiramatu. Hetkel jällegi ma endale neid piirangud peale panema ei hakka, salvestan selle malli ära. Nii, panen selle praegu kinni, kuna mul siin mall juba tegelikult on all ilusti olemas. Ja siis on nüüd siin jällegi näha, et kinnitusringis number 1 on sulgude taga ja seekord on siis ostuarvetes taga number 1.
Ma tean, et mul see arve on nüüd siin vanema kuupäevaga 2021, aga see on ilusti siin siis juba olemas ka. Ma vajutan siia peale ja avab mul siis kinnitusringi vaade. Siin on siis kohe ilusti näha, et kes on siis kinnitusringi algataja. Roosa ristkülik näitab ära, kelle käes see arve siis hetkel kinnitamisel on ja järgnevad isikud, kõik, kes siis kinnitusringis osalevad, on siin ilusti valgete lahtritena välja toodud. Allpool on kohe ilusti olemas arves peamine info, suurelt on ilusti arve summa siin näha ja siis on ka arve read alati siin olemas. Et juhul, kui näiteks jääb ka ostuarvete juures midagi näiteks tegemata või panete tähele, et siin kinnitusringis on vaja midagi siis parendada või muuta, siis on alati võimalik ka kinnitusringis siis kontosid ja dimensioone lisada. Et samamoodi loogika on sama nagu, et oli ka ostuarvete all, saate otsida igati moodi ja hõlpsalt neid kontosid ja soovitud dimensioone. Ja siis salvestame lihtsalt ära. Ja nüüd on näha, et kolmas rida sai samamoodi siis kontode dimensioonid siia ilusti külge. Ja kõige alt me leiame siis alati ka siis PDF vaate. Et vahepeal on ka kindlasti situatsioone, kus on vaja erandkorras siis näiteks kinnitusringist väljapoole see arve siis suunata. Siis ma saan vajutada hõlpsalt siia suuna, valida endale sobiv isik, kellele ma see arve kinnitamisel tahan saata. Siia pean lisama kommentaari ja siis saan kas suunata ja kinnitada või siis suunan selle arve hetkel kinnitamiseta. Aga kuna ma olen siin ainuke kinnitaja, siis ma kuhugi suunama ei hakka, kinnitan selle arve ära. Tegelikult teeme korra niimoodi, et ma suunan selle arve kohe järgmisele, siis ma saan ühte näidet veel näidata. Palun kinnita arve ja suuname järgmisele. Kuna mina olin ka järgmine kinnitaja, siis see arve on uuesti minu käes. Ja siis nüüd näeme ära, et eelnev ristkülik, mis ennem siis oli roosaks värvunud, on nüüd valge ja sinisega märge juures on suunatud ja minu kommentaar on ka siin ilusti siis näha. Ja nüüd, kui ma näen, et ma olen viimane kinnitaja, arvega on kõik korras, vajutan siia peale, siia ma võin kommentaari jätta, aga ei ole kohustus kommentaari jätta ja siis kinnitan selle arve ära. Ja jällegi, kuna ma olen viimane kinnitaja, siis ta küsib, et kas ma tahan selle raamatupidamisele edasi saata. Vajutan jah ja nüüd ka siis see arve saabki siis kinnitatud oleku ja kui tihti ja mis aja tagant ta teile sinna raamatupidamisse edasi liigub, et see on ka siis jällegi seadistatav raamatupidamise tarkvara poolt. Nii, liigume siis slaidi juurde korra tagasi. Et siin ongi siis ka meie nüüd viimased paketid siis välja toodud, mis meil siis täna on. Et starter ja light paketid on kaks vasakut esimest ja standard ja premium paketis ongi siis need paketid, kus on võimalik siis aktiveerida juba selline, kus on olemas selline arvete konteerimise, reeglite loomise võimalus ja arvete kinnitamise ja kinnitusmallide võimalus. Ja kuna meil on ka selline tore kevadine pakkumine, et kus te saate siis proovida tegelikult meie standardpaketti 35 eurist kuus ja 3 kuud. See sisaldab siis meie poolt 10 kasutajat, 100 arvet. Ja kui te sellist pakkumist soovite, et siis ongi, et lihtsalt kirjutage meile sellise sooduskoodiga kevad35 ja saategi kasutada siis standardpaketti, kus ongi siis 10 kasutajat, 100 arvet, et need võivad olla nii ostuarvet 100 tükki, need võivad olla 100 müügiarvet või need võivad olla 50-50, et saadate 50 müügiarvet, võtate vastu 50 ostuarvet või siis võite need jaotada ka kuluaruannete ja kviitungite vahel. Et loodan, et oli natukene kasu ja saite natukene teadjamaks, mis võimalused meil siis veel on lisaks tavalisele e-arveldamisele. Ja kui soovite meiega ühendust võtta, siis allpool on ka kontaktid, et müügiinfo on sales.et@finbyte.eu või siis päring otse kodulehelt. Ja siis on ka tegelikult koolituskalender meil seal ilusti olemas, kus meil tulevad koolitused, kõik on veel siis ees. Et omalt poolt tänan. Ja kui on küsimusi, siis me vaatame kohe need küsimused ka seal üle. Aga tundub, et küsimusi meil praegu hetkel ei ole. Et kui pärast ka hiljem küsimusi tekib, et siis võite kirjutada otse minule, võite otse müügiinfole kirjutada, et saame kindlasti teie küsimustele vastused ja omalt poolt tänan, ilusat päeva jätku.